oleme jõudnud 5. moodulisse ja esimeses tunnis ma tahtsin teile rääkida küberhügieenist. Ja ma hakkasin mõtlema, et mida ma teile räägin, et paroolid peavad olema turvalised ja viiruse tõrje peab olema ja kõik muu, on ju. Aga siis ma mõtlesin, et tegelikult kõige suuremad jamad tänapäeval ei juhtu mitte sellepärast, et meil on nõrgad paroolid või viiruse tõrje, no need peavad olema. Aga tegelikult me peaksime rääkima hoopis nendest lugudest, kus inimesed ise tõmmatakse õnge, kus oleks vaja kaitset meie aju tegevusele. Ja seega, millest ma räägin, on see, et kurva lõpuga muinasjutud digimaailmas. Et tänane tund tuleb veidi selline teistmoodi. Esiteks, nagu näha, pole siin mul pole külalist. Teiseks on see, et ma räägingi lihtsalt teile lugusi, mida ma olen internetis kuulnud. Mõni lugu on mõnest konkreetsest inimesest, mõned on sellised abstraktsemad lood, et on, mida juhtub. Ja võtke tassikene teed või tassike kohvi, istuge kuhugi maha või miks mitte minge jalutama, siis kuulake Spotify'st ja mõelge kaasa. Ja tänane tund tuleb veidi lühem, sest järgmine tund ma tahan, et te vaataksite ühte noorsootöö nädala jaoks tehtud webinari. Ja see webinar on veidi pikem kui 45 minutit, ta on tund, nii et tänane video on siis maksimaalselt pool tundi, eks vaatame, kuidas läheb. Ja kui nüüd rääkida, et millest me siis täna räägime, siis alustame rahast ja palgast. See on väga inimlik, me kõik tahame teenida raha. Me kõik tahame saada head palka, sest me elame kapitalistlikus ühiskonnas, kus põhimõtteliselt meie palganumber on mingil määral sotsiaalne staatus. Kahjuks nii on. Samast reaalsus on see, et eriti noorel inimesel võib olla üsna keeruline leida sellist head ja tasuvat tööd. Ning nii otsitakse alternatiive. Ja internetis pätid teavad seda, et noored otsivad alternatiive. Ja seetõttu on hästi palju igasuguseid ahvatlevaid pakkumisi. Tule teeni päevas $700. No miks su vanemad käivad iga päev tööl, teenivad võib-olla 1000, võib-olla paar tuhat. Ja sina võiksid teenida selle sama lihtsalt paar tundi diivanil arvutit toksides, on ju? Oleks stiilne, vot kus siis oleks hea öelda. Tegelikult see unistus, mis meil on, et me lihtsalt puhkame ja naudime oma tööd ja raha ainult tuleb, ei ole kahjuks nii ilus unistus, sest sellel on oma väga tugev pahupool. Ja see pahupool on see, et tavaliselt need tööpakkumised on seotud millegi kriminaalsega. Ja see teeni palju raha kodus arvuti taga istudes on selline asi nagu rahamuul. Ma ei tea, kas te olete seda terminit kuulnud, võib-olla te olete kuulnud terminit narkomuul. Üks noor naine hiljuti sai just Ladina-Ameerika vanglast välja, kus ta oli pikka aega, kuna ta nõustus aitama mingil kodanikul salaja üle piiri toimetada narkot, jäi sellega vahele, panti vangi. Rahamuul on põhimõtteliselt sama asi. See on inimene, kes aitab raha tõsta ühest riigist teise ja seda ka läbi selle legaliseerida. Sest kui me räägime rahapesust, siis muidugi visuaalselt on jube hea ka ette kujutada kusagil pesumasina trumblis 500 eurot panevad ringi, pärast paned nöörile kuivama, on ju. Tegelikult rahapesu idee on selles, et sa kannad teda võimalikult paljude kontode vahel üle. Erinevad inimesed, võib-olla firmad vahepeal, nii et see on väga raske jälitada, kus see raha tegelikult pärineb, kas tegu on kuritegeliku rahaga või ei ole. Ja siis selle pettuse eesmärk ongi see, et otsitakse inimesi, et värvatakse rahamuulad. Ja rahamuulade puhul on see, et võetakse suga sotsiaalmeedias ühendust või saadetakse e-kiri või näed kuskil YouTube'i all linki, et teeni kergelt raha või võimalusi on miljoneid, kuidas inimeseni infot viia. Ja lubatakse kiirelt palju, vähe tööd, pappi palju.
ja tavaliselt ongi see, et taustalugu sellistel pettustel on see, et me oleme mingi, ma ei tea, firma kuskilt, ma ei tea, Uus-Meremaalt või Ladina-Ameerikast või Indo-Hiina poolsaarelt või kust iganes kaugest kohast. Me teeme palju äri Euroopas, aga Euroopa Liidu pahad ja bürokraatlikud seadused ei lase meil kontot avada ja seetõttu me vajame inimest, kes aitaks meil neid ülekandeid teha, et kiiremini saaks. Tõepoolest, Euroopa Liidus on üsna karmid seadused rahapesu osas ja tundmatutel firmadel on siin keeruline kontosi avada. See osa jutust on neil tõsi, aga kogu muu jutt on jama, sest põhimõtteliselt nad otsivad naiivset, kergeusklikult inimest, kes võtaks ühelt kontolt tuleva raha ja liigutaks selle teisele kontole ja iga riik, mis sellisesse rahapesu skeemi juurde paned, põhimõtteliselt teeb keerukamaks selle raha jälitamise. Ja tavaliselt seal tööpakkumistes on ka see konks, et ei nõuta eelnevat kogemust. Et üldiselt saab raha hästi siis, kui sul on mingid oskused, teadmised, mida on vähestel inimestel, sa oled milleski väga hea. Sellised rahapesu või ütleme, need töökuulutused kipuvad olema sellised, et ainuke oluline asi on see, et sul oleks pangakonto, mida sa kasutada saaksid. Tööülesanded polegi olulised, kui sa oskad pangakontol makseid teha, suurepärane, sobid, kvalifitseerud. Kõik suhtlused toimuvad veebis, et kui tavaliselt võetakse tööle, siis vähemalt tahetakse teha suga, ikkagi tahetakse kokku saada või mis iganes, seal töökoha puhul keegi ei viitsi eriti palju sinuga suhelda, vaid nad on nõus võtma tööle, kes iganes tahab tulla. Samuti öeldakse, et tihti see meiliaadress pärineb nii-öelda Gmaililt, Hotmaililt ja Yahoo'lt, aga selle meiliaadressiga on tänapäeval keeruline, sest ei ole üldse keeruline ka endale domeeni registreerida. Ja samal ajal mina näiteks saadan väga palju oma kirju oma Gmaili aadressilt, ka ametlikke kirju, kuna see ongi mu põhiaadress ja seetõttu see Gmail või domeen, ma ei tea, mõni arvab, mina ei usu. Samuti võib see kiri veidralt sõnastatud olla, aga kuna ma ei tea, kuskil mingi kolumbialane pakub sulle tööd, siis ilmselgelt on nii inglise keele kui eesti keele kirjavead ju kõik lubatud, kuna eks me kõik räägime neid keeli võõrkeeltena. Ja põhimõtteliselt ongi ja selle pettuse puhul on eriti ohtlik see, et tulebki, ma korraks panen siin, nii. Et põhimõtteliselt tulebki see raha sisse ja sulle tuleb kontole reaalne raha, et kui muidu on pettustega see, et püütakse sinult raha kätte saada, siis selle pettuse puhul teeb asja ohtlikuks see, et sulle tuleb raha sisse, seega kus see pettus on. Ja sa võid isegi võib-olla mingi osa sellest rahast endale jätta, ma ei tea, 10% vahendustasuna, ülejäänud kanna edasi. Aga seal ongi konks, kui sina oled edasi kandnud, oled sina samuti rahapesuga tegeleja ja sellega on kriminaalsüüdistused päris karmid. Ehk siis ma ei soovita. Ja veel üks nipp, mida tehakse näiteks, müüd internetis mingit asja. Ma ei tea, mingit 5 eurost, mis iganes. Ja keegi ütleb, oi, ma tahan seda asja osta. Ja sa ütled, näed, minu pangakonto on see, kanna 5 eurot, ütle, kuhu pakki ma panen ja nii edasi, saadan ära. Ja siis sa vaatad oma kontot ja seal on, ma ei tea, 10 000, 50 000, mis iganes, on ju, mingi müstiline summa. Ja siis kirjutab see inimene, oi, ma väga vabandan, ma ajasin 2 ülekannet sassi, et seda ülekannet ma üldse ei tahtnud sulle teha, et näed, et kas aitab mind hädast välja. Ja enamik meist on ausad inimesed, kui meile laekub mingi müstiline summa kontole, me ütleme, muidugi aitame välja, muidugi juhtub, muidugi on ju. Ja siis ta ütleb, näed, palun kanna sellele kontole. Aga siin on konks, kui sinu kontole laekub summa mingilt kontolt, siis ainuke õige lahendus on see, et sa kannad täpselt samale kontole tagasi. Selgitusega, et ma ei tahtnud seda raha või vale ülekanne. Kohe, kui sa kannad ühelt kontolt tulnud raha edasi teisele kontole, on jälle tegu rahapesuga. Jep, internet on keeruline asi. Aga okei, nii, miks ei lähe edasi?
kui rahast veel rääkida, siis okei. Kui raha üldse ei ole, siis on sellised tööpakkumised ohtlikud. Aga oletame, et juba on mingi raha tulnud, saad mingi pärand, mis iganes on vaja raha kasvatada. Ja siis sa paned see raha pangakontole ja pangakontol on 0 intress praegu. Ei, ma ei teinud seda kahtlast žesti, ärge nüüd hakake. Mis iganes ma tahtsin näidata 0. Okei, näete, tänapäeval internet on täiesti lootusetu, kuna isegi väike käemärk võib uuniku jama tekitada. Nii, aga mis ma tahtsingi öelda? Et investeerida. Ja investeerimisega ongi see, et see pangakonto intress ei too ja isegi kui sa aktsiatesse paned, nendega võib ju kaotada ja kõike muud. Järelikult, kui internetis tuleb ilus leht, kus lubatakse suurt kasvu, kindlat kasvu, paned raha ja hakkab kasvama nagu kevadised võililled minu aias. Ma ütlen, võililled minu aias kasvavad nii hästi, et kui ma nad ära niidan ja selja pööran, on nad uuesti tagasi. Ma ei tee nalja. Igastahes sellist raha kasvu lubatakse teile ka seal. Ja tavaliselt see skämmiga on see, et aga pane alguses väike summa, pane 10 eurot, pane 50 eurot, on ju. Ja me võime ju ikkagi, isegi mingi investeerimiskoolitus maksab mitu sotti, et ma võin ju 50 eurot panna, mõtlen, koolirahaks, et kaotan, ei kaota. Paned raha kontole, kannad üle sinna, kui palutakse. Kohe, kui raha on laekunud, näed, raha tuli kontole, hakkab kasvama. Hakkabki nii kasvama, et ei kujuta ette. Graafik on samasugune nagu siin meie koroona parimad hetked. Aga ja siis vaatate, et kasv on tore, aga 10 eurot, 50 eurot, teeningi, ma ei tea, teenin topelt nädalaga, 100 eurot, aga 100 eurot ei olnud ju. Nagu ikka, et nagu kasiinodes ka, väikesed panused, väikesed võidud. Ja siis tekib mõte, et aga paneks rohkem raha. Võib-olla see inimene, kes teid sinna kutsus, ütleb ka, meil on sellel nädalal eriti hea pakkumine, et kui te nüüd panete mingi summa, siis need kõik intressid 3-kordistuvad. Panete summa sisse, vau, läheb üles. Mõned inimesed on isegi veel nii julged, et nad laenavad endal teiste raha, et seda ka kasvatada, sest mis see laenuprotsent, 16% on, kui mul raha kasvab nagu 200% kuus, on ju. Kõik on ilus selle hetkeni, et nagu see on nagu imeline selline raha puhul lollide maal, sest ta toimib. Te näete graafikuid, te näete kõike ja kõik on super ilus. Selle hetkeni, kuni te tahate seda raha välja võtta. Siis enam ilus ei ole, sest seda raha ei näe kunagi. Üks asi on näidata veebilehel tohutut kasvu, see ei ole raske programm. Inimene paneb raha sisse, hakka talle iga päev näitama 10% suuremat numbrit, pole ju raske. Aga see raha tegelikult ei kasva kuskil, see on juba ammu pättidel välja võetud ja võib-olla midagi ilusat endale ostetud. Mis selle pettuse eriti ohtlikuks teeb, on see, et inimesed tihti investeerivad mitte nädalaks, aga näiteks pensioniks või ma ei tea, kogun raha kodu ostmiseks või mingi suure asja jaoks. Ja see tähendab, et sa võid sinna investeerida aastaid ja mitmeid aastaid, enne kui avastad üldse, et tegu on pettusega ja selle aja peale võib sinna päris paljud ja suured summad koguneda. Ja ma väga kahtlustan, et ka praegu on kuskil lollide maal rahapuusi, mis kasvavad ja inimesed siiralt usuvad, et neil on õnnelik pension või varsti ümber maailma reis tulemas. Ja see pettumus, kui selgub, et ei olnud. Jätke meelde põhitõde. Hea tootlus, on alati mingid hullumeelseid aegu, hullumeelseid aktsiaid, aga hea tootlus on kuskil 10-20%, kui hästi investeerida. Aga see ei ole riskivaba. Sellise tootlusega on alati risk, et see vara väärtus ka väheneb. Täiesti selline kindla peale minek on 2% aastas. Et kui teil on aasta alguses 1000 eurot, siis 1020 eurot aasta lõpus, see on kindla peale minek. Kõik, mida lubatakse, et sust 1000 eurost aasta lõpuks saab 100 000, see ei ole realistlik, see ei ole võimalik ja see on pettus. Kui rääkida veel pankadest ja rahast, siis näiteks üks huvitav pettus on ka need igasugused pangapettused, neid on nii palju, et eesmärk on püüda ligi pääseda sinu pangakontole.
näiteks mõned nädalad tagasi tuli mulle kõne pangast või niinimetatud pangast vene keeles. Ja ma põhimõtteliselt pool tundi lõbutsesin seal selleks, et esiteks nad tahtsid teada, mis mu see kasutaja nimi on. Ma ütlesin, et minu kasutaja nimi on Ma pole loll. Ma tahtsin kontrollida, kas nad eesti keeles saavad aru. Ei saanud. Nad üritasid toksida seda tähe haaval sinna sisse ja ei saanud üldse aru, milles probleem on. Põhimõtteliselt ma lollitasin, mul oli väga lõbus pool tundi, aga see pole oluline. Pettureid saab ka petta. Aga see kiri, mis siin on nüüd põhimõtteliselt tuleb ka pangast, et tulge logige panka sisse on asja mõte. Muidugi, kui vaadata juba seda kirja, siis siin on näha, et meili aadress ei ole kõige õigem, on mingid teatud vead, on fondid, nipet-näpet annab ära, aga enamik inimesi ei pruugi nii pingsalt jälgida. Mõtlesin, et proovin see skämmi siis järgi, et kuidas see toimib mingi teatud piirini. Ja tegingi, siit esimene õppetund on see, et õpi jälgima e-posti ja veebisaidi aadresse. Selleks, et see on nii oluline oskus. Alati, kui ma lähen lingiga kuhugi veebisaidile, ma viskan automaatselt pilgu peale, vaatan, mis domeeni nimi on. Kui e-kiri tuleb, siis esimene asi, mitte ma ei vaata saatja nime, vaid ma vaatan meili aadressi. See on täiesti professionaalne kretinism, mis tasub ennast ära. Aga näed, siin lehel on ka domeen on mingi cbst internetipank.com on ju peaaegu kõik õiged sõnad, aga vales järjekorras vale domeen. Ja panin sinna oma kasutaja nime. Audentida sai ainult Smart ID või koodikaardiga too moment. Ja minu suureks üllatuseks kuvasid nad seal lehel ka Smart ID kontrollkoodi. Ma olin jumala šokeeritud, kuna minu teada see PIN-kood, mis veebilehel on, seda petta tehniliselt ei tohiks olla võimalik. Ja ometigi tuli minu mobiilile sõnum, kus oli täpselt sama kood. Esimese hooga mul jooksis juhe niimoodi kokku, mõtlesin, kuidas see võimalik on, kas nüüd tuleb skandaal, et Eesti e-riik on ohus. Järele mõeldes sain ma aru, et ma olin tegelikult see PIN-koodi liiga kaua oodanud. Ma panin ära ja tavaliselt võtab pangal paar sekundit aega, enne kui koodi ette viskab, aga nüüd võttis aega kuskil 30-35 sekundit. See tähendab, et mingi tüüp oli arvuti taga ja kohe, kui mina panin oma pangakonto selle logini sisse, jah, ma panin õige logini, ma riskisin sellega, aga sealt edasi ma muidugi ei riskinud. Siis tema hüppas teise arvuti taha, pani sinna õige pangale minu kasutaja, suutis Smart ID ära, nüüd pani teisele lehele ehk käsitöö on seal taga. Aga hämmastav, et see on ka üks õppetund, et petturite jaoks ei ole petmine mitte hobi, vaid see on töö. Nad teevad seda vahetustega ööpäeva ringselt ja seega nad suudavad teha väga palju asja näiliselt. Nii, kui veel rääkida keda, et pankasi usaldame, keda me veel usaldame? Me usaldame maksuametid, me peame usaldama, me maksame neile nii palju. Ja maksuamet on pidevalt hädas sellega, et inimestele saadetakse nende nimel petukirju. Näiteks 2017 aasta tuli vist kevadel, mais-juunis kiri. Oi, tere, oleme te arvestanud teilt liiga palju makse. No kuule, ma arvan ka, et me maksame liiga palju, Kes ei arvaks? Alati tundub, et me maksame liiga palju ja kui maksuamet mulle kirjutab, et kuule, nad tahavad mulle, ma ei tea, 200-300 eurot tagasi maksta, et arvutasid liiga palju. Yes, on ju. Aga häda on see, et kuidas see edasi läks, oli link, et minge palun, pange oma rekvisiidid sisse ja saadame tagasi. Link viis, kahjuks mul seda kuvatõmmist ei ole, ma otsisin, mul oli ta kuskil, aga ma ei suuda meenutada, kuhu ma ta panin. Viis jumalast maksuameti lehel, nagu see Seepank oli tehtud väga sarnaseks, oli maksuameti taoline ja seal oligi nimi, perekonnanimi, isikukood, krediitkaardi number, krediitkaardid CVV ja siis mingid muud asjad. Aga inimene, kes usinalt täidab maksuameti lehel, panebki hullumeelselt ju krediitkaarti andmed sisse. Selleks, et me usaldame maksuametit, tegemist oli jälle muidugi fake lehega. Nüüd eelmine aasta oli mingi pahavara tuli, et et me saatsime teile maksuametist mingi dokumendi, klikkige sellele. Ehk siis
õppetund, kui miski tundub kahtlane, siis kontrolli üle ja mitte kunagi ei saa olla liiga paranoilne või tähendab, saab küll, aga see on okei. Näiteks mingi eelmine aasta või üle-eelmine aasta tuli mul Politsei- ja Piirivalveametilt kiri. Ma ei mäletagi, sisu oli mingi alateade kõigile ettevõtete omanikele. Mingi fail oli kaasas, aga mingid asjad panid selles kirjas mul ohutule põlema. Et küll väga palju oli õige, aga mingid sellised väikesed asjad, mõtlesin, et ma ei saa seda faili avada, kuna see võib pahavara olla, on ju. Nii, mõtlesin, mida teen? Olgu, meil tuli kirjaga. Seega on ikkagi eeldusel, näiteks politsei Facebooki leht ei ole ära tõmmatud, siis on neil juba suuremad probleemid kui minu arvuti pahavara, kui neil kõik kontod üle. Ja läksin siis nende Facebooki lehele, saatsin sealt sõnumi, et tere, mulle tuli teil sellise kuvatõmmiskiri. Palun kinnitage, et teie saatsite selle kirja mulle. Veidiks aja pärast või vastus, jah, see on meie saadetud kiri. Avasin manuse ja selgus, et nad hoiatavad mingi finantspettusskeemi eest. Minu paranoia tase vist seda hoiatust ei vajanud, aga jah, et kontrollige üle. Isegi kui natuke on naljakas, siis ikkagi parem kontrollida kui lasta. Nii, räägime siis sellest imelikust ahvide teemast ka või tegelikult, ma ei tea ka aru, mis ahvide teema on. NFT, Non-Fungible Token. Ma ei lähe sinna tehnoloogiasse, ma ei ole sellest ise aru saanud. Lihtsalt, miks ma selle teema siia ülesse toon, ma paari kuu pärast oleksin palju targema, aga selleks ajaks on meil kursus läbi, on see, et mulle meeldib käia ja uurida erinevate skämmide kohta. Ja mingi paar nädalat tagasi jäi mul Twitteris mingi NFT skämmi, keegi kurtis. Ja siis ma hakkasin uurima, mis tüüpi skämmid seal on. Ja ma olen põhimõtteliselt 2 nädalat ainult leidnud erinevaid. Seal tuleb Twitteris mingi 300 erinevat tweeti tunni jooksul, et mind skämmiti NFT-dega. Uskumatu. Aga enamik neid skämme on täiesti lolluse. Nad on kui ma ei tea, te mäletate veel Growtopiat, siis seal oli see, et kõigepealt treidime ja siis vahetame korvis mingi nõrgema kauba vastu, seda tüüpi skämmid lihtsalt nende NFT-dega. Väga sarnased. Aga üks skämm jäi mulle nüüd küll silma. See on imeilus. Ma ei hakka seda tervet treedi siia piltidena panema, ma püüan lühikokkuvõtte teha. Kes tahab, läheb otsib ise ja loeb selle läbi, sest see on hariv. Põhimõtteliselt tüüp kurdab, et teda üritati rünnata, et saada temalt raha. Ja rünnak käis nii, et tüüp ise tegeleb mingi startupiga, mis üritab NFT-de põhjal õhutaksot. Ära küsi, see läks jälle ulmeks. Aga põhimõtteliselt teevad, ma ei saanudki aru, kas on mäng või päris või mis iganes. Aga mingi startup on taga. Keegi oli ühendust võtnud, öelnud, temale meeldib see startup väga, oli öelnud, et ta võib disainiga appi tulla. Oligi hakanud mingit disainima, kusjuures täiesti tasuta kaasa mõelnud. Siis oli öelnud, et tal on mingi tuttav, kes ka selles, ütleme, et kellel on head müügikontaktid, siis tuli see tuttav, siis vahetati nädalate viisi kirju, siis see tuttav oli ka jumala ametlikel lehtedel ala mingite startupide kõige juures. Ja siis lubas ta mingeid kontakte kokku viia ja alles siis mitme nädala pärast põhimõtteliselt, ma ei lähe tehniliseks, põhimõtteliselt püüti sokutada selle tüübi, kes selle Twitteri tweedi tegi, rahakotti üks token, mis sisaldas pahavara ja mis oleks tüübi konto täielikult tühjaks tõmmanud. Ja raha üle interneti laiali põhimõtteliselt varaste kontodele kandnud. Muidugi, ütleme ausalt, et tavakodanik ei pea kartma, et temaga 2 nädalat viitsitakse nii pingsalt tegeleda, sest seal replaidest ja mujalt lõpuks selgus, et tüübil oli $100 miljonit seal krüptorahakotis. Muidugi selle peale on kõik petturid sul ümber nagu väikene selline mesilasparv kuskil magusa asja juures. Aga igal juhul see oli väga huvitav lugemine, väga huvitav treed, kuna seal oli nii sotsiaalsed kõik. Ja tegelikult on ju absurdne, et krüptorahakotis on võimalik põhimõtteliselt loogika on see, et ütleme, ma ei tea, ma lähen konverentsile, või lähen turul, konverentsil annab keegi mulle nimekaardi või turul, ma ei tea, ostan ja keegi annab mulle 5 eurose tagasi, et ma ei tea, ostan purgi mett.
10 euro eest maksab 5, saan 5 tagasi. Ja kohe, kui ma selle rahakotti panen selle raha, siis põhimõtteliselt ta võtab ülejäänud rahad kaasa ja jalutab minema. Okei, ma ei lähe NFT teemasse sügavalt sisse, enne kui ma olen selle enda jaoks selgeks teinud. Aga ma ütlen, see on hämmastav pettuste varasalv. Ja kui te tahate sinna minna äri tegema, siis see on puhtalt teie vastutusele ja ärge jumala eest võtke kaasa ühtegi senti rohkem, kui te saate lubada endale, et kui te selle ära kaotate, siis te stressi ei satu. Sest tõenäosus seda kaotada on kordades, 10 000 kordades suurem, kui midagi juurde saada. Okei, ehk siis kui miski paistab liiga hea, et tõsi olla, siis enamasti ta ongi liiga hea, et olla tõsi. Ja siin tunni lõpetuseks 2 lugu. Suure tõenäosusega olete te neid lugusid kuulnud, aga ma räägin ikkagi ära, kui keegi ei ole kuulnud. Esimene on see Viljandi noormehel lugu, mis juhtus tegelikult 14 aastat tagasi. Miks ma kasutan ikkagi seda lugu, kuigi ka vahepeal on tulnud, siis see on mingil määral, ma tahan, et selle poisi surmal oleks mõtet. Et tänu tema loole on paljud noored selle teema saanud läbi arutada koolides või kus iganes, et kuidas käituda. Lugu ise oligi see, et poiss tutvus noore välismaa neiuga Reite ees, see on sama, mis praegu on Tinder, hakati suhtlema, hakati pilte vahetama, neiu saatis endast pildid, alasti, noormees saatis vastu samuti viisakalt endast pildid alasti. Kohe, kui ta oli oma pildid saatnud, selgus, et neiud pole olemas, teisel pool on väljapressija, kes oli talle saatnud mingid suvalised fotod internetist. Ta ähvardas poissi, et kui sa nüüd ei tee endast veel videosi, veel seksuaalse sisuga materjali, siis sellisel juhul ma saadan need pildid su kooli. Ja kuna tol ajal ei räägitud üldse sellest teemast, ei väljapressimisest, ei alasti fotodest, ei milleski, siis poiss ei osanud kusagilt abi küsida. Ta mõtles, et ta teeb need paar videot ära, jäetakse rahule. Kahjuks väljapressimine ei lõppe mitte kunagi ära siis, kui sa annad väljapressijale järgi. Ehk siis see asi läks aina hullemaks, kuni ta lõpuks ei leidnud muud väljapääsu, kui võttis oma isa relva, laskis enda maha. Pärast tuli välja, et neid ohvreid oli rohkemgi veel. Tüüp ise ei olnud üldse, ma ei mäletagi, kus see tüüp oli, see oli mingi keskealine pätt oli meesterahvas. Aga igastas jah, et kui te satute väljapressimise ohvriks, ärge tehke ühte suuremat lollust, et peita teist väiksemat lollust. See ei toimi nii. Minge rääkige ausalt ära, rääkige mõnele lähedasele, minge rääkige politseile, mis iganes. Rääkige ära, et teil on jama, hakake lahendama. Ja teine sama kurb lugu ja umbes sama vana lugu on Amanda Todd, üks Kanada tüdruk, kes jättis hüvasti jäetu kirja YouTube ja tegi samuti enesetapu. Ma püüan selle lingi ka siia video alla panna. Aga põhimõtteliselt tema jamad said alguse sellest, et kohtus kellegiga internetis, hakkas suhtlema ja siis mingi hetk keelitati teda, et ta lihtsalt videokõnes kaamera ees tõstaks pluusi üles, näiteks rindu. Ja sealt edasi läks jälle asi käest ära. Mul on hea meel, et tänapäeval ma arvan enamik noori ei karda tunnistada, kui neil on mingi selline jama ja ei minda selle peale, et issand kui piinlik, et teen veel suurema lolluse. Aga lihtsalt igaks juhuks meeldetuletuseks. Nii, et üks pilt või videoklipp võib olla piisav, et asjad poleks endised. Aga nagu lubatud, alla 30 minuti jätame selle video, seega pean lõpetama. Ja lõpetuseks, olge rahulikult, ärge tegutsege uisapäisa ja palun olge paranoilised, okei? Ja järgmine nädal siis tuleb veidi pikem videoklipp. Tšau!